Sinu 8 gigabaidine RAM-iga sülearvuti on juba viimaseid päevi nägemas. 2026 aasta lõpuks võib tal olla raskusi kaasaegse operatsioonisüsteemi põhiliste turvasüsteemide käivitamisega. Mitte sellepärast, et see oleks katki, vaid sellepärast, et arvutimaailma reeglid muutuvad. Kulisside taga võistlevad tehnoloogia hiiglased tohutute mälumahtude kindlustamise nimel tehisintellekti jaoks, samal ajal kui tavalised tarbijad peavad võitlema vananenud riistvara pärast. Miljonid seadmed võivad muutuda vananenuks, sest tulevik ehitati ilma nendeta. Järgmine arvuti uuendus ei seisne kiiruse suurendamises, vaid ellujäämises. Kui sa ostad nutitelefoni, tahvelarvuti, sülearvuti või arvuti, siis sa eeldad, et see töötab. Muidugi, need ei kesta igavesti ja sa tead, et odavamad tooted ei pruugi olla nii tõhusad, kuid sa kulutad nendele toodetele raha, arvates, et need kestavad vähemalt mõned aastad enne, kui pead asenduse leidma. See ei ole ebamõistlik ootus, seda on tarbijad üle kogu maailma saanud nautida põlvkondade kaupa. Ja siis tuli tehisintellekt ning muutis kõik. Kui tehisintellekti kombitsad ulatuvad üle erinevate tööstusharude ja imbuvad peaaegu igasse kaasaegse eluvaldkonda, siis tavaliste arvutite eluiga väheneb kiiresti. Kodu- ja kontorites üle kogu maailma on sadu miljoneid sülearvuteid ja lauaarvuteid, mis on vähem kui 2 aastat vanad. Need näevad head välja, nende klaviatuurid pole kulunud, ekraanid on teravad ja need käivituvad mõne sekundiga. Kuid nende stiilse välimuse all on neile juba surmaotsus määratud. Ajaarvestus hakkab kohe nulli jõudma. Numbrid toovad probleemi esile. Täna on kasutusel umbes 2 miljardit seadet. Neid kasutavad igasugused inimesed igasugusteks ülesanneteks, nii isiklikeks kui ka tööalasteks. Ilma nendeta laguneks nende elu koost. Kuid enamikul neist seadmetest, rohkem kui 1,3 miljardil, puuduvad närvitöötlusüksused ehk NPU-d või vajalik süsteemimälu, et täita järgmise põlvkonna tehisintellekti ülesandeid lokaalselt. Need on samad ülesanded, mida tehnoloogiaettevõtted meile peale suruvad. Ülesanded, mis muutuvad peagi hädavajalikuks, mitte valikuliseks. Kõigile, kes soovivad internetis sirvida ja kasutada tarkvara, millele nad on aastakümneid lootnud. Kogu toimiva arvutikasutuse miinimumtase on igaveseks muutunud. See on nagu ärgata ja hamastada, et 4-realisest maanteest on 3 rada jäädaval tõkkepuuga suletud ning need on nüüd reserveeritud ainult korporatiivsete vipide kolonnile. Ülejäänud meist peavad võitlema laguneval üherajal, lõputus kitsaskohas lõksus olles. Just see toimub 2026. Aasta tarbijate arvutiturul. Ja sina ei saa selle vastu midagi teha. Sa ei teinud midagi valesti. Sa ei ostnud katki olevat riistvara ega laadinud alla süsteemi hävitavat viirust. Ometi on sinu seade tuleviku internetist ära lõigatud. Ei olnud hoiatust, ei olnud kompensatsiooni ega halastust. Kõik taandub millelegi üsna lihtsale – mälule. See ülioluline komponent, millest on kiiresti saanud üks väärtuslikumaid tehnoloogilisi ressursse planeedil. Kuna tehisintellekt on muutunud üha olulisemaks, on maailma suurimad tehnoloogiaettevõtted hakanud kulutama tohutuid summasid võimsale tehisintellekti infrastruktuurile selle käitamiseks. Mälu on selle infrastruktuuri oluline osa. Sellised kaubamärgid nagu OpenAI, Microsoft, Google ja Amazon ostavad seda massiliselt. Selle rekordilise RAM-i investeeringu mõju on näha ja tunda miljonite tarbijate rahakotis üle kogu maailma. Vaatame näiteks nutitelefonide turgu. Aastaid on see sektor järginud tuttavat mustrit. Igal aastal toovad suured kaubamärgid turule oma uusimad seadmed. Iga kord lubatakse järk-järgulisi täiustusi, kiirem protsessor, parem ekraan või võimsam kaamera. Nii ongi nad õigustanud oma hinnatõuse ja julgustanud kasutajaid vanad mudelid uute vastu välja vahetama. Kuid nutitelefonid vajavad, nagu sülearvutid ja lauaarvutidki, töötamiseks RAM-i. Tehisintellekti buum on ajanud mäluhinnad enneolematutesse kõrgustesse. See on mõjutanud nutitelefoni materjalikulu ehk BOM-i, mis tuli turule 2026 aastal. BOM ehk materjalikulu on nimekiri kõigist materjalidest ja komponentidest, mis seadmesse lähevad, koos nende toorhindadega. 2022 aastal moodustas mälu kogu maksumusest vaid väikese osa. Sellest ajast alates on aga mälukomponentide hind märkimisväärselt tõusnud ning nüüd moodustab mälu peaaegu 60% BOM-ist, telefonides, mille hind on $400 või vähem. Isegi keskklassi seadmetes on mälu BOM-i maksumus tõusnud umbes 40%-ni, kuna RAM muutub sisuliselt luksuskaubaks. See jätab nutitelefonide tootjad keerulisse olukorda. Nad peavad inimestele andma põhjuse osta nende uusimaid seadmeid, kuid peavad nende valmistamiseks kulutama palju rohkem raha. Nad ei saa kõiki neid kulusid tarbijale edasi kanda, tõstes seadme hinda ise. Inimestel on eelarved. Väga vähesed on valmis maksma $200 rohkem telefoni eest, mis on enam-vähem sama nagu eelmise aasta mudel. Seega valivad nad teise taktika, mis seisneb tootmiskulude vähendamises, tehes võimalikult märkamatult kvaliteedis järeleandmisi. Nad vahetavad kaamerasensorid väiksemate ja lihtsamate vastu. Nad teevad telefoni raami odavamast ja vähem vastupidavast materjalist. Nad asendavad aku sellisega, mille eluiga on lühem, kuid mida on odavam hankida. Nad muudavad oma seadmed teadlikult halvemaks, kasutades odavamaid osi ja materjale, et teha muudatusi, mida enamik inimesi kohe ei märka.
iseenesest oleks igaüks neist muudatustest tarbijale peaaegu nähtamatu. Kokku moodustavad need omamoodi varjatud maksu. Raha kallinemisega tuleb kuidagi arvestada, nii et isegi kui toode muutub halvemaks, jääb hinnasilt samaks. Klient kannab RAM-i lisakulu ja jääb lõpuks kehvema telefoniga. Nad ei pruugi seda enne mõista, kui aasta või 2 pärast hakkab telefon hanguma või tõrkeid tegema ning nad on sunnitud uue ostma. See ei mõjuta ainult nutitelefone. See toimub kogu tehnoloogiasektoris. Tahvelarvutid, sülearvutid, mänguarvutid ja kõik sinna vahele jääb. Brändid, kes neid tooteid valmistavad, ei võistle enam ainult omavahel RAM-i pärast. Nad võistlevad millegi palju suuremaga. Hiiglaslikud, küllastamatud koletised, mis neelavad energiat ja arvutusvõimsust palju kiiremini ja palju suuremates kogustes kui miski muu, mida maailm on kunagi näinud. Tehisintellekti andmekeskused. Need akendeta betoonhooned on ääristatud ülitõhusate jahutustornidega, mis paiskavad tohutuid aurupilvi atmosfääri. Ja iga ühe sees on ridamisi servereid. Iga server on täidetud tuhandete tehisintellekti kiirendite või graafikaprotsessoritega, mis töötavad ööpäevaringselt, tehes keerukaid matemaatilisi arvutusi, mis on vajalikud masinõppemudelite treenimiseks ja käitamiseks. Kõik need kiirendid vajavad töötamiseks muud mälu. Iga mööduva kuuga kerkib üle maailma üha rohkem selliseid andmekeskusi ja need muutuvad järjest suuremaks. See on tehisintellekti võidurelvastumise füüsiline kehastus. See ei peatu. See kihutab edasi pöörase kiirusega. On pidev, halastamatu surve järgmise suure läbimurde, järgmise mudeli, järgmise intelligentsuse hüppe, järgmise digitaalse evolutsiooni etapi suunas. Ainus viis nende eesmärkide saavutamiseks on kasv. Suuremad andmekeskused, rohkem servereid, rohkem energiat, rohkem mälu. Sellised ettevõtted nagu Microsoft, Meta ja Alphabet tahavad turgu valitseda ja tuua välja tehisintellekti tööriistu, mille eest miljonid või isegi miljardid inimesed on valmis maksma. Selleks peavad nad oma konkurentidest sammu võrra ees olema, sest nii halastamatus võidujooksus võib isegi kõige väiksem tagasilöök viia mitme miljardi dollari suuruse kaotuseni. Neil pole muud valikut, kui osta kogu mälu, mida nad endale lubada saavad, nii kiiresti kui vähegi võimalik. Ja täpselt seda nad teevadki. Numbrid räägivad enda eest. Meta, Microsoft, Amazon ja Alphabet plaanivad ainuüksi 2026 aastal suunata oma tehisintellekti ambitsioonide täitmiseks kokku $5 miljardit kapitalikulutusi. See on tohutu summa raha ja see kasvab ainult edasi. Eksperdid hindavad, et suurimate tehisintellekti brändide kogu kapitalikulutused ulatuvad 2027 aastaks muljetavaldava $1,2 triljonini ning tõusevad 2028 aastaks 1,4 triljonini. Võrrelge seda kulutuste taset inimestega, kes lihtsalt üritavad osta uut seadet, näiteks pere, kes otsib uut arvutit, või tudeng, kellel on piiratud eelarve ja kes otsib sülearvutit, mida oleks mugav ülikoolilinnakus kaasas kanda. Üle kogu maailma on miljoneid inimesi, kes otsivad uut arvutit, kuid hinnad, mida nad maksavad, ei sõltu enam tavapärasest nõudlusest ja pakkumisest. Selle asemel juhivad hindu vaid mõned hiiglaslikud korporatsioonid. Tehnoloogiline eliit kasutab oma peaaegu lõputuid rahavarusid, et pakkuda tarbijaturust kõrgemat hinda ränikiipide eest. Nad ostavad üles ülemaailmse tehase võimsuse, jättes jaemüügibrändid ja nende kliendid võitlema selle eest, mis üle jääb. See on tehisintellekti võidurelvastumise karm tõde. Asi ei ole ainult selles, et ettevõtted võistlevad omavahel, et teistest ette jõuda ja järgmine suur tehisintellekti lahendus välja tuua. Asi on selles, et need samad ettevõtted viivad läbi jõhkra rünnaku tarbijate arvutiturule. Ja kõige hullem on see, et lõppu pole näha. See ei ole ajutine puudujääk, see ei ole lihtsalt ajutine kõikumine. Asjad ei lahene iseenesest ega lähe tagasi endisele rajale. Tehisintellekt liigub ainult ühes suunas. Mudelid muutuvad ainult targemaks ja nõudlikumaks ning nad neelavad ressursse aasta-aastalt järjest rohkem. Kuni see jätkub, tarbivad need ettevõtted mälu rekordilistes kogustes, jättes kõik teised kaugele maha. Nende ahnuse ulatus läheb ainult hullemaks, sest need ettevõtted ei lepi tavalise RAM-iga, mida leiaksid igapäevasest sülearvutist või algtaseme nutitelefonist. Nad tahavad parimatest suure ribalaiusega mälu ehk HBM-i. HBM saavutab uskumatud kiirused, virnastades mitu mälukiipi üksteise peale, pakkudes jõudlust, mis ületab traditsioonilist RAM-i mitmekordselt. Lõhe arenenud tehisintellekti ettevõttesüsteemide, nagu Nvidia H100 klastrite ja tavalises tarbi sülearvutis leiduva 8 gigabaitise DDR5 mälu vahel on tohutu. Parimad HBM-tuuded saavutavad jõudlustestides vähemalt 50 korda kõrgema tulemuse kui tavaline RAM. See on nagu võidusõit 5. põlvkonna ülehelikiirusega hävitaja ja plastmassist 3-rattalisel sõitva väikelapse vahel. See on loonud uue tehnoloogilise hierarhia. Suurimad ettevõtted suudavad töödelda triljoneid andmepunkte sekundi murdosa jooksul, samal ajal kui tavakasutajatele jäävad masinad, mis vaevlevad isegi lihtsate tehisintellekti ülesannetega. Seetõttu on HBM-ist saanud kaasaegsete tehisintellekti protsessorite ja superarvutite selgroog. Kuid tehnoloogias kaasneb iga läbimurdega oma hind. HBM-i puhul mõõdetakse seda hinda ränis.
1 gigabaidi HBM-i tootmine tehisintellekti süsteemide jaoks nõuab umbes 3 korda rohkem räniressurssi kui tavalise DDR5 mälu valmistamine. Nii et kui tehas suunab oma tähelepanu HBM-i tootmisele, et tehisintellekti buumist osa saada, surutakse tavalise RAM-i tootmine tagaplaanile. Need kaks turgu ei saa kõrvuti kasvada. Iga räniosa, mis on pühendatud tippklassi tehisintellekti mälule, on räni, mida ei saa kasutada RAM-i tootmiseks miljonitele igapäevastele seadmetele, nagu sülearvutid, telefonid ja tahvelarvutid. Tulemuseks on karm kompromiss. Tehisintellekti tööstus tarbib ressursse, mis varem toetasid tarbijaturgu. Ja kui vaadata kasumeid, on lihtne mõista, miks mälutootjad otsustavad HBM-i tellimusi taga ajada. Tänastes turutingimustes võivad tootjate tegevuskasumi marginaalid kergesti ületada 50%. Mõnede puhul prognoositakse isegi, et nende marginaalid tõusevad peaaegu 80%-ni. See on tohutu erinevus võrreldes palju väiksemate marginaalidega, millega need ettevõtted pidid toime tulema tavalise RAM-i tootmisel, enne kui tehisintellekti buum tõeliselt algas. Probleem on selles, et see ei ole turg, kus 10 ettevõtted teevad erinevaid valikuid. Ülemaailmset mälutööstust kontrollivad 3 hiiglast: Samsung, SK Hynix ja Micron. Koos toodavad nad umbes 93% kõigist mälukiipidest. See annab neile tohutu kontrolli selle üle, kuhu tööstus liigub. Ja nad valivad tee, mis toob neile kõige rohkem raha. Nad saavad keskenduda väikesele eliitturule, selle asemel, et muretseda masside rahuldamise pärast. Isegi kui nende tegevjuhid tunnistavad DDR-turgude puudujääke, on nad jätkuvalt suunanud ressursse HBM-i tootmise laiendamisse. Nende lojaalsus kuulub suurtele tehnoloogiaettevõtetele. Loomulikult ei tunnista nad, et nad jätavad üldsuse maha või jätavad miljonid tarbijad ülejääkide pärast võitlema. Selle asemel räägivad nad oma tootevaliku mitmekesistamisest või laienemisest tärkavatele turgudele. See on igav ärijutt, millega püütakse valjata nende otsuste tagajärgi. Aga ükskõik kui palju nad seda ilustavad, lõpptulemus jääb samaks. HBM-turg muutub suuremaks ja rikkamaks, kõik DDR-turu arvelt. Meta ja Microsofti-sugused ettevõtted saavad tohutud kiibivirnad, mida neil on vaja suuremate andmekeskuste ehitamiseks ja oma tehisintellekti mudelite treenimiseks. Pered, tudengid ja raskuste spetsialistid peavad leppima vähemaga. See ei ole tarneahela tõrge ega vääramatu jõud. See ei ole ka mingi kuri salaplaan. See on külm, kalkuleeritud ja täiesti seaduslik ettevõtte strateegia, mida juhib ärimaailma vanim ja puhtaim alustala – kasumi taotlemine. 2025 aasta viimases kvartalis kasvas SK Hynixi käive võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 66%. Sama ajavahemiku jooksul kasvas ärikasum samuti 137%. Sarnane olukord oli ka teistes suurtes mälufirmades. Nad ei panustanud täielikult ega jätnud DDR-turgu täiesti tähelepanuta, kuid tegid piisavalt suure investeeringu, et viia oma kasumid ja aktsionäride rahulolu rekordtasemele. Selle strateegia inetu kõrvalsaadus on aga ülemaailmsete ressursside halastamatu ümberjaotamine töötava ja keskklassi arvelt. Kui turg areneb nii, et optimeerida tootlust iga viimase kui ruutmillimeetri räni pealt, on mälunappus haaranud suuri osi maailmast. Ja selle nälja järel hakkab kujunema hirmutav uus reaalsus. Lõhestunud reaalsus. Digitaalne kastisüsteem. Maailm, kus kaks vastandlikku äärmust eksisteerivad kaoses. Ühelt poolt on üliarenenud tehisintellekti süsteemid, mis treenivad lõputute andmekogumite peal ja neelavad ressursse. Kui need süsteemid muutuvad targemaks ja võimsamaks, kasvavad nende võimed eksponentsiaalselt, kuni peaaegu ükski ülesanne pole võimatu. Teise spektri otsal on tarbijad Siina. Tavalised inimesed, kes otsivad seadmeid, mis võimaldavad neil teha vajalikke asju, aga keda sunnitakse üha enam maksma kõrgemat hinda madalama kvaliteediga masinate eest. Asja teeb hullemaks see, et enamik neist masinatest ei jää lihtsalt natuke maha. Need on muutumas vananenuks. Tehisintellekti surutakse igapäevastesse seadmetesse ja töökohtadesse. See jätab miljonid inimesed tavaliste sülearvutite ja keskmise tasemega arvutitega, mis ei suuda sammu pidada tehisintellektil põhinevate rakenduste ja operatsioonisüsteemide lainega. Nii jääb neile ainult üks võimalus – pilv. See sama pilv, mida omavad ja haldavad needsamad suured korporatsioonid. See sama pilv, mida nad toidavad kogu selle räni ja teiste arvutikomponentidega, mille nad ülejäänud maailmalt varastavad. Inimesed kas ostavad kalli tehisintellektiks valmis masina või maksavad tehnoloogiahiidudele iga kuu lihtsalt selleks, et kasutada põhilisi funktsioone. See on tulevik, mille poole me liigume. Asi pole ainult selles, et suured tehnoloogiaettevõtted kasutavad turu valitsemiseks miljardilisi eelarveid. See on ühekordsete ostude muutmine lõpututeks tellimusteks. See on aeglane liikumine digitaalse pärisorjuse poole, kus inimesed ei oma enam tegelikult oma arvuteid. Selle asemel muutuvad need portaalideks, mille kaudu pääseb ligi teenustele ja rendib oma digitaalset elu samadelt ettevõtetelt, kes selle süsteemi lõid. Need on tehisintellekti buumi painavad tagajärjed. Tehnoloogiahiiglased muutuvad ainult võimsamaks, samal ajal kui inimesed kaotavad järk-järgult kogu selle kontrolli, valikuvabaduse ja iseseisvuse, mis neil kunagi oli. Nad ütlesid teile, et tehisintellekt muudab maailma ja avab võimalusi kõigile.
Nad lihtsalt unustasid mainida hinda, mida selle muutuse eest maksma peate. Nüüd hakkavad inimesed nägema tegelikku hinda ja selle peatamiseks on juba liiga hilja. Tehisintellekti mull kasvab ja mõjutab meid iga päev. Aga kas see on jätkusuutlik? Vaata videot, 115 miljardi dollari kulutamistempo. Tehisintellekti mull lõhkes just nüüd, et teada saada, kuhu see kõik viib, või klõpsa sellele videole.